Head tartlased, Eesti naised ja Eesti mehed. Täna möödub küll 103 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest ja pole kunagi üleliia meelde tuletada, et see oli esimene rahuleping ja esimene õigusakt, millega pandi piir Vene impeeriumi 200 aastat kestnud laienemisele. Eesti sõlmis selle rahulepingu üksi ja suurriikide vastuseisust hoolimata. Soome ja Poola tunnustasid Eestit veel samal aastal, aga suurriigid hoopis hiljem. Ent kui globaalsemalt vaadata, et siis oli meie vabadussõda üks heitlus rahvusriikide ja impeeriumide lahingus ja ta oli esimene suur rahvusriigi võit. Nii on sellel lepingul hoopis laiem rahvusvaheline tähendus. Ja meie esivanemad olid selleks võitluseks valmis. Meil oli üks Euroopa kõige kõrgem kirjaoskus ja ka meie sõjamehed olid ohvriks valmis. See tähendas seda, et Tartu rahulepingu sõlmimisel oli meil selline valik, mida meil kunagi varem ega hiljem Venemaa vastu pole olnud. Meil oli valik hea ja väga hea vahel. Aga tänavu möödub ka 680 aastat Jüriöö ülestõusust, kus legendi kohaselt süüdati tõrvikud selleks, et anda märku ülestõusu algusest võõrvõimu vastu. Ka meie tänane tõrviku meeleavaldus ei ole mitte ainult meile kõige olulisema võidetud sõja meenutamine, vaid ka kutse võitlusele. Me oleme küll võitnud sõja välisvaenlase vastu ja minema ajanud okupandid, aga meie rahvusriik ja eestlaste tulevik on jälle ohus. Agressorriik on meie idapiiri taga, aga vähem ohtlik pole ka Eesti-sisene rahvusriigile vastu töötamine. See seisneb Eesti venestamises praeguse valitsuse poolt ja Eesti inimeste vaeseks tegemises. Me ei saa sellega leppida ja taganeda meil mitte kusagil ei ole. Sõjaudu tagant peab uuesti hakkama paistma Eesti rahvusriigi tõrvik. Me hoiame seda tuld igavesti ja päästame Eesti. Tartu peab jääma Tartuks, mitte venekeelseks Jurjeviks ega ka multikultuurseks Dorpatiks. Tunneli lõpus on valge. Päästame Eesti!